No, räägime. Tere tulemas, Hispaania family. Palun, ärge unustage üks asi, mis on väga tähtis meile ja see on teie klika asja seotud. Et klikake subscribe, tellige meie kanalit, sest Hispaania family on teie unistus, ma väga usun. Ja ma arvan, et eriti Monika annab teile väga palju rõõmu. Mina olen siin vahepeal ja olen seal. Mul on tegelikult üks teine kanal, aga ma ei taha sellest nagu rääkida, sest mul on juba 5000 subscriberit, aga Hispaania family, toetage Hispaania family, sest Monika naeraks rohkem. Pange ka. Pange like, pange subscribe. Nii, aga meie oleme maal ja meil on siis, nagu te näete... Ütle ka, Melinda, ütle. Melinda, ütle. Ütle, tellige meie kanalit. Tellige meie kanalit. Ütle, aitäh. Aitäh. Ja, aitäh. Ja. Ühesõnaga, me oleme siis maal ja meil on siis täna on jaanipäev ja meil on siis selline kava, meil on see olnud traditsioon kogu aeg, et me teeme siis seda hobusesõitu ja ema rakendabki praegu hobust. Meil küll hobuseks ei ole Eesti hobune, meil on hoopis friisi hobune, see mis ma ei teagi, kust friisi hobune pärit on. Ema käest küsin kohe. Frisio. Aga see on Eesti hobune. Tuleb kuskil... See on Tori hobune. Frisio, kas see on Ida-Euroopa või? Ei ole. Kuule, ema, kas see friisi hobune on kust pärit? Friisi, suke maa on olemas või? Oota, me lind ära jalgade juurde. Frisio. Sellepärast Hollanda. Ta on Hollandist toodud. Ma mõtlesin, et friisi on... Aga see tuleb roomade aega, need nimed. Frisius. I know history, aga vabandus, ma olin segatud. Ma mõtlesin, et oli kuskil Bulgaaria lähedal, aga ma arvan, et nad tulid äkki kunagi sealt ja siis nad läksid sinna Hollandi, aga Frisia. Aga tema ongi päriselt Hollandist toodud. Ja. No, ta näeb välja, jah. Näeb välja. Hollandlane. Tere, hollandlane. Tema nimi on ka Nünke. Hollandi nimi ka. The Flying Dutch. Nünke. Oi, Nünke hakkab halliks minema. Vaesike. Oota, kui vanna ta on? Ma ei teagi, kui vana ta on. Isa, kui vana Nünke on juba? 13. Ta hakkab halliks minema. Peast halliks. Lõpuks, kui ta ikka nii kaua elab, siis ta läheb peast. Valgeks või? Peast valgeks. Siis niimoodi või? Okei. Eksi friisi hobusele omapära on siis see kael. Oota, hobune mitu aastat elab? Oleneb, maailmas on ka 50 elanud. Et selline kael on siis friisikatel. 30 on sage. Ja siis muidugi need tutidega jalad. Oota, miks? Tema muidu on praak, aga miks ta praak oli? Väidetavalt... kongus nina ei ole või? Jah, et peab olema... kongus nina tal, et see on... Aga tal on nüüd kasvades see kadunud. Aga varsana oli tal see näha, jah. Et siis ta nagu praagiti välja, et ta ei ole nagu see õige. Kuidas? Sugumeraks ei. Jah, et ta ei sobi nagu aretusse. Aga muidu väga ilus. Ilus hobune ja hästi kuulekas. Niimoodi rakendatakse. Võimas kael on. Võrreldes selle hobuse kaelaga selle. Et tal on vaat siuke kaarega. Nagu sõjahobune. Frisius. Ja Andalusia hobune on väga penike, no? Andalusial on ka minu meelest tugev kael. Ta on kirjem, no väga kirjesti tõrgud. Andalusia hobuse. Jah. Aga nad on, ma arvan, et Andalusia nad on natukene saledamad, no? No Andalusia hobune on sadulhobune, ratsutamishobune. Ratsutamis, jah. Aga tema ongi nagu ette mõeldud käimiseks. Talle sest tal ei ole turjagi, vaat. Turi on see, kui peale sadul läheb. Tal peaaegu ei olegi seda. Ta on nagu nii ümmargune, vaat see sadul läheb kõhu alla tal lihtsalt. Kohe lähme, jah. Ja see on siis meie tõll siin. Ja vaata, vanema paneb hobus ette. Selle tõllaga me siis lähme sõitma.
mis see on siis? Käru? Vanker, jah? Friisivanker. Reisivanker või? Mitä teki äällä? Mitä teki äällä? See päris uhke vanker, aga see vist on raske ka või? Puidust. Väga ilus. Detailid, jah. Värvisalu. Ei väga kena. Ja siin on pidurid. Nii armsad. Kas oli, te rentisite seda? Ma ei tea, ema, see on teie oma või? Ei ole. See on naabri oma. Vello oma või? Kelle oma? Vello oma või? Eve oma. Eve on üks teine hobuse-kasvataja. Aga see on see, kus me käisime nii kohe. Ei, meil oli... Tema nimi on Jünke, jah. Ära lõpeta või? Sina ütled, et ära lõpeta või? Aga ta peab just lõpetama. Ära raputa. Teine hobune oli natukene pettunud. Närvis, jah? Närvis. Ma tegid nüüd ise sporti. Ukse peal on süda, jaa. Ukse peal on süda. Linda, vaata, kutsud muravad. Kutsud mängivad. Lillu ei viitsi mängida. Vaata, kuidas Gunnar mürab. Tahad ka minna mängima? Ei. Kutsudega. Ei. Aga tuleks olla mingi pidi, võtavad siin mingit... Virulaiu. Viirelaiu. Viirelaiu. Saarel on pulm on. Kus saad nagu selle kaalu? Ja hea töö. Aga need ju põlevad hästi kaua, need on need juurikad. Need põlevad mitu päeva. Ja nüüd teeme veel. Nüüd viskame Melinda. Ja Sisi viskab sind. Jah. Isi tegi nalja. See oli nali. Selles meie magame täna. See on täiesti uus veoauto. See on mingi, ma ei teagi palju ta sõitnud on. Mingi 150 kilomeetrit, midagi 200 kilomeetrit. Täiesti tutikas. Saame esimest korda ööbida selles. Mis sa räägid? Tee oleks väga hea. Super. Me peame Jah. tutuma. Kuule, ei lähe veel tuduma. Melinda nii tahab väga minna autosse tuduma. See on esimene kogemus meile. Et kuidas me lähme veoautosse. Melinda on nii erutatud. No mina olen maganud, sina ja Melinda ei ole maganud. Mina ei ole mitte kunagi maganud. Et see on nagu uus kogemus. Jah. Et kindlasti on midagi väga huvitav. No ikka sööme siis, jah. Ilmaga meil eriti ei vedanud sellel aastal, et kella 8 täiesti sadas. Aga me oleme siin õnneks, mul vanemad on just endale selle markiisi soetanud, et me olime vihma all ja saime õues istuda, aga jah, külm on, me oleme siin mammustega. Külm, täiesti külm. Jahe on jah, ja siis... Aga lõkke läks põlema ja korraks oli isegi hirm, et sademed läksid maja peale või selle tallihoone peale. Aga ei olnud hullu. See läks päris kõrgelt, jah, et hakkas jõudma isegi. Tuul ka veel aitas tagant. Ja tuul aitas ja siis me mõtlesime, et äkki ta paneb põlema. Et sademed lihtsalt levisid nii kaugele, aga me olime siin, vanematel on see voolik
veega oli kohe lõkke juures ka. Ja siis oli turvaline. Et ärge muretse, tehke alati asjad, aga turvalised. Jah. Olge tublid. Jah, ja nüüd ongi, hakkab jaanipäev otsa saama juba. Varsti läheme siia hotelli ja Airbnb ja Melinda nii tahab minna juba sinna. Aga meil on veel kook süüa ja mis meil veel on? Me tegime pärjad, seda ei filminud. Ja me teeme ikkagi rukkilille. Sellel aastal oli rukkililli vähem kusjuures. Palju vähem oli ja need karikakrad olid ka kinnised alles Koplis. Sellised ilusad. Selle tegin Melindale, see minu oma on siis ka. Ja ma panen ikka alati midagi siia sisse ka veel. Praegu panin mingid lihtsalt heinakõrred. Karikakraid ei olnud eriti palju Koplis.